Taimeosade proovi võtmine ja pakendamine. Õigest proovi kogumisest ja pakendamisest sõltub sageli ka lõplik analüüsi tulemus. Enne ja pärast proovi võtmist peske ja desinfitseerige käed ja proovivõtuvahendid. Seda võiks teha näiteks minimaalselt 70% etanooli või piiritust sisaldava vahendiga. Ühekordsed kindad peavad olema kindlasti talgivabad. Proovi võtmisel otsida eelkõige haigusnähtudega taimeosi. Üldjuhul ei anna täiesti surnud või kuivanud taimeanalüüs selget tulemust. Üldreegel on, et prooviks võetakse vähemalt 10 taimeosa või vähemalt 10–20 lehte. Ühelt taimelt ei tohi võtta nii palju lehti või oksi, et taime elujõud ja kvaliteet seeläbi kannataks. Taimse materjali ümber asetada niiskust imav paber või filterpaber. Proovikott sulgeda korralikult ning prooviga kilekott pakendada omakorda tugevasse paberkotti. Proovikotti lisage ka kasutatud ühekordsed kindad. Igale proovile kleepige peale või kirjutage niiskuskindla markeriga kliendipoolne proovi tunnuskood. Laborisse saadetud pildimaterjal ja kahjustuse kirjeldus aitab õige analüüsimeetodi valikule kaasa. Samas ainult pildimaterjali põhjal labor diagnoosi panna ei saa. Proovi võtmise juhendid leiate Põllumajandusuuringute Keskuse veebilehelt.